No nii, aga lähme vaikselt võib-olla siis edasi. Tutvustan kõigepealt ennast. Minu nimi on Heleri Saarvelt. Olen Coop24 Marketplace'i müügijuht olnud juba peaaegu et algusest peale 2,5 aastat. Ehk siis ma olen näinud täpselt kõrvalt, mis on toimunud, kuidas COVID on meid mõjutanud, kuidas e-kaubandus on kasvanud. Olen ka uurinud palju artikleid ja teinud eeltööd, et kuidas see e-kaubandus võiks veel edasi areneda ja miks üldse ostjad armastavad neid kauplemisplatvorme, kui tegelikult e-poed kui sellised üksikult on kogu aeg olemas olnud, et e-kauplemisplatvormid on saamas üha populaarsemaks. Ja kui nüüd minna üldiselt meie siis edu juurde, siis nii meie kui ka üleüldiselt e-kaubandus on kasvanud. Võrreldes 2020. aastaga on e-kaubandus kasvanud lausa 50%, vähemalt Eestis. Ja tegelikult, kui sellest juba osa saada, see oleks super. Meie ise alates aastast 2020 oleme kasvanud kuskile 20%. Slaidil on ka näha meie käive, et ütleme, meie eesmärk tegelikult oleks jõuda järgmise 5 aasta jooksul üle triljoni miljoni euroni. Et kuna meil on kauplemisplatvormid hetkel Eestis, Lätis, Leedus, kus meie Marketplace müüjad saavad siis tooteid müüa, kuna tõesti e-kauplused ja kauplemisplatvormid on hoogu tõstmas, siis seda saab läbi meie teha ja me tahame tegelikult julgustada müüjaid meiega liituma ja meiega koos seda kasvu vastu võtma. Aga tuleb ka mõelda sellele, et vahel võib teil olla takistusi, aga mis nii-öelda on väljend, mis ei tapa, teeb tugevamaks, eks ole. Et me teame, et hetkel e-kaubandus võib natukene aeglustuda, sest et olukord maailmas on teistsugune, kui ta oli mõned aastad tagasi. Et kohati e-kaubandus kasvab, aga kohati on see, et on maailmas inflatsioon, on logistikaga võib-olla natuke teistmoodi, natuke aeglasem võib see olla logistika. Ukraina sõda on meid kindlasti ka natukene mõjutanud, aga mulle alati meeldib öelda, et kõige õnnelikumad on need inimesed ja ka need ettevõtted, kes on kiired kohanejad. Et tuleb kohaneda praeguse olukorraga ja seda saab teha siis näiteks meiega koos. Konkurents samuti on suurem ja klient teab, mida ta tahab, ta teab, et ta tahab osta soodsamalt, ta teab juba, millist toodet osta. Et selles suhtes klient on tark ja kliendile meeldib osta tooteid sealt, kus on mugav, kus on tarne kiire ja nagu juba mainitud, hind soodne. Nii et eriti veel sellistel keerulistel aegadel klient otsib tegelikult kõige soodsamad võimalused välja. Ja selle jaoks me siin olemegi, et neile siis neid soodsaid võimalusi pakkuda ja et nad tuleksid meie juurde tagasi. Me tegelikult enda silmaga näeme väga hästi, mis toimub praegu ärimaastikul. Et me näeme ettevõtteid, kes olid 2 aastat tagasi, kellega ma veel rääkisin, kes olid väga entusiastlikud, kes kasvasid jõudsalt, aga kes tänaseks on oma äritegevuse lõpetanud. Et personaalselt oleme nende inimestega suhelnud. Aga samas ka on neid ettevõtteid, kes näevad selles kohati ka kui võimalust, et tegelikult potentsiaali on ja ikkagi e-kaubanduses ostjate arv endiselt kasvab ja käibed ka kasvavad, et kes siis selle turuosa endale saab, eks. Et selles on küsimus. Nagu ma juba ütlesin, et kõik kogu see populaarsus e-kaubandusplatvormidel ja üleüldse online kaubanduses kasvab,
et see on nüüd Eurostati statistika, mida te slaidil näete. Ja selle statistika kohaselt on kauplemisplatvormidel ka kõige suurem osakaal. Et varem see niimoodi ei olnud, see on tõusnud, et võrreldes jaemüüjatega või siis konkreetselt kaubamärkide müüjatega on kauplemisplatvorm koht, kust on võimalik kõik kätte saada, mida vaja läheb ja võrrelda siis erinevaid hindu, erinevaid pakkumisi, erinevaid tarneaegu. Et hästi oluline on ka, et seal oleksid head pildid, mis on atraktiivsed ostjale. Ütleme, Euroopa natukene teistmoodi, Euroopas asjad toimuvad teistmoodi kui mujal maailmas, et Alibaba ja Amazon ja seal muidugi on müügid veel suuremad, aga meie tahame ka sinna jõuda, et olla see nii-öelda Amazon ja Alibaba. Ja kõige rohkem tehaksegi müüke tegelikult Lääne-Euroopas. Ütleme, meie tahame ka jõuda sinnamaani. Hetkel, nagu te näete, Põhja-Euroopas on see 6% siis selle statistika kohaselt ja ütleme 87% ostjatest eelistavad kodumaist turgu. Nii et kodumaisel turul, eks ole, kõik on kohalikus keeles, klienditeenindus on kohalikus keeles, et ei pea muretsema, et võid raha ära kaotada või toode läheb valesti ja kui ka läheb, siis saab selle oma emakeeles kõik korda ajada. Et selle statistika kohaselt nüüd, see on ka siis Eurostat, ütleme 1/3 Euroopa tarbijatest internetis siis tegid ostu umbes 1-2 korda viimase 3 kuu jooksul. Ja viimase 3 kuu jooksul umbes 17% ostsid 6-10 korda. Et tegelikult selles suhtes ostlemine käib, on hoos ja meil on võimalus sealt oma nii-öelda kasum ka teenida meil kui ka müüjatel. Rääkides teistest populaarsetest e-kaubandusplatvormidest, meie jaoks on juba tuntud Amazon, nagu ka juba mainitud Alibaba, Rakuten, Allegro, samuti fashioni osas on näiteks About You või siis on ka Zalando, et me kõik teeme tegelikult ühte asja. Kliendid tahavad meie juurest osta, kuna nad saavad võrrelda ja nad leiavad kõik ühest kohast ja kõik me nii-öelda kasvame edasi. Nüüd vaadake seda summat, mis slaidi peal on näidatud, et kui palju raha on tegelikult kulutatud üle maailma nendele online kauplemisplatvormidel eelmisel aastal siis. Ja nüüd mõelge, kui kas või 0,01% sellest võiks kuuluda teile. Et tegelikult see on midagi, millega tuleb kaasa minna, selle trendiga tuleks kaasa minna, et olla tugevam selle nii-öelda muudatusega ja teha rohkem müüke. Ütleme e-kaubandus siis nende andmete põhjal, mis te siin praegu slaidil näete, allikas on siin ka ära toodud, Global Data. E-kaubandus on kasvamas kuskil 60–100% tegelikult järgmise 5 aasta jooksul. Ja selle statistika kohaselt 5 aasta jooksul kauplemisplatvormid kasvavad 2–2,5 korda. Ja kui tulla meie juurde tagasi, siis Kaup24 tegelikult alustas supplier itega, ehk siis, et me müüsime enda kaubamärgi alt tooteid. Aga üha rohkem oleme me hakanud vastu võtma ka marketplace'i müüjaid, oleme avanud marketplace'i, sest me
teame ja me näeme, et see töötab. Ja tänu sellele on juba praegu umbes 30% selle 3 aastaga siis meie tellimustest tulevad läbi Marketplace'i. Ja tegelikult meil on plaanis selle aasta lõpuks kasvatada seda 30% lausa 50%-ni, sest et me teame, et see töötab, et te saate sellega kaasa tulla koos meiega. Ja kui rääkida üleüldiselt turust, et kust üldse see idee kunagi tuli, et turg ja miks e-kaubandus, miks e-kaubandusplatvormid, kunagi ammu 1455, nagu slaid ütleb, aastal, siis tegelikult Türgis oli esimene suur turg ja sealt märgati, et mida rohkem tuli müüjaid, seda rohkem tuli ka kliente, ehk siis need asjad on omavahel seotud. Nii et kuna me peame käima ajaga kaasas ja tänapäeval turg on muutunud, on läinud online'i, siis sama põhimõte, mida rohkem on müüjaid, seda rohkem on kliente. Me näeme seda enda pealt, kui meie müüjate arv kasvab, ka meie klientide arv kasvab. Ja tegelikult inimene tahab saada kõiki ühest kohast, et kui mõelda ka kaubanduskeskuste peale, et isegi siin pandeemia ajal vahepeal küll olid keskused kinni, aga ikkagi inimestele meeldib minna kuhugi, kus nad saavad kõik asjad ühest kohast. Et selle asemel, et minna ühte linna otsa ühte poodi ja teise linna otsa teise poodi, nad lähevad kaubanduskeskusesse, nad teavad, et kõik on ikkagi ühes kohas. Aga e-kaubanduses on see veel lihtsam, et kõik ongi ühes kohas, ühe nupuvajutuse kaugusel. Tarned saavad olla kiired ja hindu saab omavahel võrrelda, sellepärast et ühte toodet võivad müüa mitu erinevat müüjat. Et siis saab ise teha oma otsuse või ongi tarneaeg võib ka olla erinev. Võib-olla klient tahab maksta vähem, aga on nõus ootama kauem, et tal on see võimalus, tal on kõik võimalus, tal on ka erinevad võimalused seda toodet kätte saada, kas ta tahab seda pakiautomaati või ta tahab, et talle see personaalselt koju toodaks või äkki ta tahab üldse ise meie juurde sellele järgi tulla. Minnes jälle selle nagu üldteema juurde tagasi, siis nagu ma juba ütlesin, et hindu saab omavahel võrrelda, kliendid on praegusel ajal hinnatundlikumad, nad tahavad hindu võrrelda. Ja samas ka neile meeldib, kui neil on võimalus valida erinevate toodete seast, et isegi kaubanduskeskuses, kui sa lähed ühte poodi, võib-olla lähed voodilinu ostma, et tegelikult sul on ainult mingisugune limiteeritud valik. Aga internetis meie platvormil sa saad paika panna täpselt kriteeriumid ja sa leiad tegelikult ju poodidest üle Eesti, aga mittegi ainult üle Eesti, vaid ka Läti, Leedu endale selle sobiva variandi. Ilma, et sa peaksid kõndima ühest poest teise või minemagi ühest linnast teise selle jaoks, et see on tänapäeva mugavale kliendile väga oluline. Samuti ka kiire tarne, et meil on populaarseks saanud fulfillment, mille käigus siis on võimalik oma tooteid hoida meie Leedu laos ja sealt see tarne saab toimuda ühe päevaga, mis on tegelikult, mis aitab müüke kõvasti tõsta, seda me oleme oma statistikast tähele pannud. Ja mugavus, et üks asi on see, et klikivajutusega saab tooteid tellida, teine asi see, et saab selle toote koju kätte või siis minna paar sammu kuhugi lähimasse pakiautomaati, aga ka klienditeenindus, et on võimalus helistada, meie puhul siis rääkida oma kodukeeles ja saab oma küsimustele või probleemidele lahendused ja küsimustele vastused. Et see on tänapäeval oluline. Ja kuna meil me oleme juba tegutsenud mitu aastat, siis selle ajaga on meil tekkinud palju õnnelikke kliente, kes tulevad ikka ja jälle tagasi, et meie tegelikult oleme selle jalgratta juba valmis teinud.
teil ei ole vaja leiutada jalgratast, see on valmis. Kliendid juba käivad ja ostavad, nad kasutavad otsingusõnu, et kui te olete sellel platvormil, teil on võimalus jääda nende huviorbiiti ja reklaami enne kui mina üldse Kaup24 tööle tulin, siis tegelikult ma sain neid reklaame söögi alla, söögi peale, ma teadsin väga hästi, mis Kaup24 on. Ja kui mina sain, siis said teised ka ja saavad praegugi. Et tegelikult reklaam meie kohta on juba igal pool olnud, on tulemas, on uuendused kõik, et see toob veel rohkem kliente meie platvormile ja aitab siis ka tänu sellele käivet tõsta. Ja tegelikult ma tean enda tutvusringkonnast, kus ütleme Amazoni puhul või Alibaba puhul, kus ei juleta tellida või osta, sest et esiteks see on inglise keeles, ei ole päris täpselt kindel, kas see toode üldse kohale jõuab, on juhtunud ka olukordi, kus see toode tegelikult ei jõua kohale või et seal tuleb palju pärast tegeleda selle probleemiga. Et meie puhul see usaldus on tegelikult olemas. Kaup24, see on eestikeelne usaldusväärne bränd, et kliendid julgevad meie juurest osta ja nad teavad, et kui ka midagi peaks valesti minema, siis me kindlasti aitame neid. Ja nagu ma juba mainisin, et inimene saab enda kriteeriumid paika panna, et mida ta siis osta soovib. Nii et ta võib panna sinna märksõna, ta võib sealt valida hinnavahemiku ja võib ka valida täpse müüja, kellelt ta osta tahab, et meil tegelikult kõikidel marketplace'i müüjatel tekib ka oma leht, et hinna all on näha müüja ja siis on selle nii-öelda müüja nimi, sinna peale saab klikkida ja siis tulevad välja kõik selle müüja tooted. Et igal müüjal tekib tegelikult meie lehele enda lausa koduleht, kui nii võib öelda. Ja müüja ei pea muretsema sellepärast, kuidas see kaup jõuab kliendini. Et ütleme, enamus meie müüjatest kasutavad kas siis sellist tarnevõimalust, et kui tuleb tellimus, siis nad toovad selle kauba meile Luite tänavale ja siis meie tegeleme selle pakiga ise edasi. Või siis kasutavad fulfillmenti, mis siis ongi see lahendus, millest ma enne rääkisin, et nad hoiavad oma tooteid Leedu laos ja sealt ka meie siis tegeleme sellega ise edasi. Aga tore on see, et kliendil tekivadki kõik need erinevad võimalused seda kaupa kätte saada, et kas ta tahab ise järgi tulla pakiautomaati kulleriga, et klient saab ise valida ja teie kui ettevõte ei pea seda genereerima või neid nii-öelda lahendusi ise looma. Et see on kõik meie poolt juba tehtud. Ja ka maksemeetodid, et paljudel toodetel on ka võimalus maksta mitme osa kaupa või siis järelmaksuga, slice või järelmaks, et ka see süsteem on meie poolt juba valmis tehtud. Ja kui on probleeme IT-ga, mida ikka tänapäeval ette võib tulla ühel või teisel pool, et meie poolt on ka need inimesed olemas, kes siis saavad sellealaselt aidata. Ja muidugi, mis on meie puhul kõige suurem pluss ja miks ma ei näe põhjust, et miks müüjad ei peaks tahtma seda platvormi proovida, on see, et nii lihtne on minna Läti ja Leedu turule. Kõik on meie poolt juba tehtud, põhimõtteliselt süsteemides on vaja lihtsalt, kui te juba Eestis niikuinii müüte, teil on lihtsalt mõned klikid vaja teha, et müüa ka Lätis, Leedus ja need tooted ära tõlkida. Aga et laieneda Lätti, Leedut ei pea isegi ise sinna neid pakke saatma, te võite neid pakid saata läbi meie. Nii et see on ülimalt lihtne sinna laieneda läbi meie. Ja ka koolitused, et see on nüüd praegu üks Learning Friday koolituse osa, neid tuleb veel ja neid on ka palju olnud, need on kõik YouTube'is üleval, aga meil on ka tublid võtmekliendihaldurid, kes aitavad meie müüjatel paremini ja rohkem müüa, kes on neile toeks
kes aitavad välja mõelda uusi lahendusi, välja mõelda, kuidas paremini turundust teha. Et selles suhtes kõik koolitused, abi, kõik see on meie poolt ja ka ütleme klienditeenindus, sest et mõnel kliendil on väga lihtne küsimus, aga kui teie poole pöördutakse nende lihtsate küsimustega mitu korda päevas, siis see võtab aega. Meil on kõnekeskus, kes saab nende küsimustega tegeleda niimoodi, et teie ei pea oma aega selle peale raiskama. Ja kui on mingi spetsiifilisem küsimus, millele meie klienditeenindus ei oska vastata, et siis saame sellega juba eraldi tegeleda. See on nüüd Kantari uuringu järgi natukene teistsugused statistika arvud, numbrid, kus siis öeldakse, et 96% inimestest kasutavad internetti ja et 10-9 on juba oste sooritanud veebis, et kahju on, et see pandeemia tuli, väga palju on ta nii-öelda nõudnud meilt mugavustsoonist välja tulemist, aga e-kaubanduses on ta teinud ainult head ja ta ongi pannud ettevõtteid siis edasi arenema, edasi minema ja tänu sellele on meil kui klientidel ka võimalus palju lihtsamal moel oste sooritada ja tegelikult isegi rohkem oste sooritada, sest et nii lihtne on panna neid tooteid ostukorvi ja teha seda makset. Nii lihtne. Ja selle uuringu kohaselt, samuti Kantari uuringu kohaselt 3/4 siis inimestest on viimase 30 päeva jooksul oste sooritanud veebis. Et see on täiesti harjumuspärane. Kõige rohkem oste sooritavad naised, aga meeste ostukorv on tavaliselt suurema hinnaga või nemad ostavad kallimaid tooteid. Aga nagu me seal ühe teise statistikatabeli peal vaatasime, et Lääne-Euroopas on see online-kaubandus kõige aktiivsem ja nendel platvormidel just ka, siis meil on 2 varianti, kas me lihtsalt anname neile teed või siis me teeme ise ka järgi ja veel paremini ja anname enda siis Baltimaa klientidele ka võimaluse veelgi mugavamalt ja paremini oma kaupa osta. Ma arvan, et praegusel ajal võib-olla osad ei taha riske võtta, aga vahest tuleb riske võtta ja tuleb proovida ja tuleb olla kiire. Et kliendid tahavad kiirelt asju kätte saada, teie tahate ka nii-öelda kiirelt areneda. Et see võib olla riskantne, aga teeme ära ja meie sellel teel saame teid aidata. Me aitame teid nii-öelda informatiivselt, me oleme teile toeks ja üheskoos saame rajada siis ühe kõige suurema Baltimaade kauplemisplatvormi. Aga minu poolt on info edasi antud ja kas keegi tahaks millegi üle arutleda või midagi küsida või tahate äkki enda kogemusest rääkida, kuidas siin aastate jooksul teie müügid on kasvanud või võib-olla ei ole kasvanud, võib-olla ka sellest rääkida. Reede hommik keegi ei taha suud lahti teha veel liiga vara. Võib-olla tahab keegi kirjutada midagi. Aga selge. See esitlus läheb ka YouTube'is ja on ka hiljem vaatamiseks olemas. Nii et võite enda kolleegidele näidata ja võite seda ka ise pärast uuesti tagantjärele vaadata. Aga minu poolt on siis praegu kõik. Aitäh, et tulite minuga siia reede hommikul. Aitäh ka kolleegidele ja järgmise korrani.